No nii, tere hommikust. Täna on siis 1. juuni ja kell on siis 06:38 hommikul. Ma asun siis teele Rakvere ööjooksule ning et ma siis hetkel liigun oma kodukandi bussipeatuses, sõidan kodukandist bussiga Rapla, seal on meil natukene aega ning siis sealt edasi sõidan juba bussiga Tallinna poole. Et ma loodan, et ma nagu suudan teile siis veel jälle ühe ägeda vlogi tuua. Mul on niisugune müts ka täna peas, et natukene soojem oleks. Ilm on ilus, päiksepaisteline, taevas on ilus ja puha nagu, et väga ilus on väljas. Et jah, 6:50 läheb hommikune buss siis, et ma olengi praegu siis bussi peatusesse teel. Et jah, olen siis tegemas jälle uut vlogi ja 2024 aasta siis, et meie Rakvere jooksu traditsioonid jätkuvad. Vastu mingi äge loog on sihukest, et ma püüan vaeva näha. Linnud laulavad ja puha, ideaalilm rännakuks ja sportimiseks. Et hästi. Aga ma siis hetkel siinkohal lõpetan. Näeme siis mingi aeg jälle, kui ma olen kuskile jõudnud. No nii, ma olen tagasi ja kell on hetkel siis 7:38. Olen praegu siin Rapla bussijaamas. Käisin just Hepa tanklast läbi ja ostsin endale bussipudeli vitamiinvelli kaasa. Tallinna poole läheb välja bussid siis 7:48, seega mul on umbes 10 minutit bussini aega, mis on päris tore. Et ja ma mõtlesin, ma teen kiirelt nagu selle sissejuhatuse või nagu ja, et mingeid asja kurssi nagu. Ma olen täna pisut üleväsinud ka, seetõttu ei pruugi ma päris täpselt asju rääkida ega midagi. Nii et ja, ma siis lähen ootan bussi ja hakkan siis siit vaikselt Tallinna poole liikuma. Seal ehk ka 1,2 veel näitab, enne kui ma Rakvere poole asun. Et päike paistab ilusti, niimoodi Rapla läheb selline välja siis. Et ja siis seal on meil Selver ja puha. Et algub jälle, jõudsin ilusti ennast Raplasse kohale. Ilm on väga ilus ja midagi muud ma ka praegu tanklust ostma ei hakanud, et proovin niisama hakkama saama. Ma veits söömata tegelikult nagu, jook on kõige tähtsam. Nii et algub jälle, näeme mingi pärast jälle, ma pärast siis lõpetan jälle. Nii, ma olen siis Tallinna bussijaama jõudnud, kell on 8:45. Ma lähen vaatan ruttu bussijaama, äkki ma jõuan söömas ka ära käia ja siis ma lähen prinnin endale bussipileti välja. Võib-olla on meil jooki bussi peale kaasa ja niimoodi, et ega mul väga palju aega pole, et 9:20 valjub siit buss. Nii et mul on 15 minutit, 20 minutit umbes aega. Et hästi, ma lähen ruttu proovin võib-olla süüa midagi kuskilt natuke kaasa arvata, süüa koha peal. Jäpin pileti välja, teen mingeid muid toimetusi ja siis kui jõuab, teeb mõne sissejuhatus veel või niisuguse nagu sissekande ja siis me lähen bussi peale ja vaatab, mis täna päev meile veel ette toob või ette sõidab nagu. Ja näeme mõne hetke pärast siis jälle.
no nii, ma olen tagasi ja kell on hetkel siis 10:37. Ma jõudsin kenasti Rakvere kohale. Nagu te näete, siis taevas nagu päris pilves. Et võib hakata vihma sadama täna. Õnneks mul on vihmavari muidugi kaasas, aga loodame, et ikka sadama ei hakka. Ja seal kandis on Tivoli vist, nagu te näete, mingid asjad on seal nagu, et võib mingi Tivoli tulla või midagi siukest. Et siin oli päris imelik juhus ka, mingi tüüp tuli lihtsalt, hakkas suitsu küsima, hakkas õiendama ja midagi siukest nagu, ma ei tea, mingi crazy tüüp on nagu, et ei tea, siin on mingid imelikud siia Rakvere sattunud vist. Et ma korraks suunan kaamera ise poole, ma näitan teile ühte ägedat atraktsiooni ka, olgu. Selline näeb välja siis Mikihiire atraktsioon. Näete, Tivoli tuur on avatud siis Rakveres esmaspäeval reedeni kella 5:10, laupäeval, pühapäeval 12:10. Ma ei tea, kaua see siin on nagu. Et võt, siin on terve väljak neid atraktsioone avatud. Olgu peale, et ma ei tea, ma vaatan, mis ma siin tegema hakkan. Lähen käin kuskile söömas ära ja siis ma lähen teen muid toimetusi. Ja niimoodi, et eks ma hoian neid aeg-ajalt asjadega kursis ka. Et ja, ühesõnaga, näeme mingi aja pärast jälle, et loodame, et ikka vist vihma sadama ei hakka, et ja, et noh, näeme siis mingi aja pärast jälle. No nii, tere, ma olen siis tagasi siin Rakveres uut sissekannet tegemas ja kell on hetkel 11:16 ja siin on niisugune lahe monument mu selja taga ja siin on niisugune istumisväljak ja puha ja sealt taga on päike paistab, tegelikult praegu on päis palav, nii-öelda palavus tapab, tervis muidugi pole kiita, et oi, klaasikildu maas, et viskame selle ära, et noh, mul tervis pole just praegu kiita, aga noh, ma proovin midagi vastu pidada, vahest lähen sööma ja võib-olla siis baasse ka ja niimoodi, see on siis kiriku torni näha ja niimoodi, et ma rääkisin siin Rakvere vahel ja kui see 3 paiku peale 3, siis ma lähen hotelli ennast sisse registreerima, nii, ma just näeme see klaasikildu ära, nii et näeme siis mõne aja pärast jälle, et ma siin hetkel seiklen ja tõmban hinge ja siis vaatab, mis ja kus me veel siis sõndaid teeme. Et ja, näeme mõnedki pärast siis jälle. No nii, tere, ma olen tagasi. Kell on siis 12:56, et ma lähen nüüd jälle Aquaspaasse, kui käest läheb, siis ma saan sinna minna. Lähen käin Aquaspaas ära, lähen mõnule natuke spaas. Pärast ma lähen ja registreerin ennast hotelli sisse. Nüüd on hotelli ka ja siis võib-olla lõpuks sööma midagi siukest. Nii et eks vaatab ja, et mis ma täna veel teha saan ja kus ma sisu teha saan ja niimoodi nagu. Nii et noh, näeme siis mõne hetke pärast jälle, ma arvan. Et ja, praegu on jah, ma lähen siis spaasse, mul on seal ja käisin siin poest tüge kraami endale, siin kotis on mul asju nagu. Ja tuul on, päike on, seal on suured pilved muidugi üleval nagu ka. Et sedasi, aga olgu peale, ma lähen siis päev baasse, et näeme mõne päevas jälle. No nii, tere, ma olen tagasi. Kell on hetkel siis 15:23. Tulin just Rakvere Aquaspaast, käisin noin 2,5 tundi saunakeskuses ja veekeskuses ja sedasi mõnulasin seal. Ujusin vahepeal, käisin saunades, lasin Lumäes alla mõne korra nagu ja noh, tegin kõiksugused toredad asju nagu ja juuksed on niisugused puhtad, mõnusad lehvivad mul siin, päike paistab, noh, jope on mul sees, aga niisugune õhukene jope lihtsalt õrnalt, aga ega ma, noh, jah, mul on see õhuke särk all nagu, et ega võib-olla kui hullu pole, aga palav on siiski. Ümber saab niisugune välja, seal on meil kirik ja siis on noh, siin sillad, asjad ja niimoodi nagu, et ja ma arvan, et ma juba leidsin üles selle koha, kus kohas meil tänane start on, öössu start
et õnneks tänavu aasta on kõik asjad mul ideaalsel koha peal, hotell, jõuõpsustart, ujulad, asjad, kõik on ühe ideaalse koha peal. Et Rakvere on üks mõnus koht ja mul on hea meel, et ma õnnestus ka see aasta siia tulla, kuigi see oleks peaaegu ei pea õnnestunud, aga õnneks õnnestus. Et jah, et no vaatame, milline loog sellest palju kujuneb, et no mitte midagi väga erilist tõenäoliselt, aga eks ma annan ikka endast parima. Nüüd ma lähen käin poes ära, lähen ostan mingit kaupa endale ja siis lähen otsin hotelli üles, nägin endale oma hotelli ka. Nii et noh, näeme siis mõne hetke pärast jälle, kui ma järgmise sistakande teen. No nii, ma olen siis oma tuppa jõudnud. Mu tuba on tuba 3, nagu siin on siis sissepääs, Art Hotell. Siin on siis nagu näha Art Hotell. Mul jope ripub hetkel varnas siin. Seal on meil siis lülitid, siin on mingi lüliti. Siin on siis madalik, kus ma alati ära unustan, et siit peab alla astuma nagu kipun koperdama ja sedasi nagu. Siin on siis sissepääs WC-s, klaasist uksed siin siuksed, tõmbame ukse lahti. Et siis siin on jah see duši nagu siukene mõnus ruumikas. Seal on meil siis aken üleval, kaardin on ees. Siis on see kraanikaus, peegel, WC-paberit on siin. Siis on seal tualetikott nagu. Et ja noh, ma muidu loodan, et WC-paberit seal märjaks nagu ei lähe, aga ma võin need tuppa tõsta siit ja siis need äkki märjaks ei lähe. Autši. Nii, siin on meil voodi siis. Üks vooditest, siin on meil puhur, mida ma peasingi suht kohe sisse panema, sellepärast, et mul on päris pallav siin on ikka mingi pluss 30, pluss 40 kraadi vähemalt, ma arvan sooja. Seal on meil teleka, saame telekat vaatama hakata. Siit on vaade välja aknast. Praegu me näeme siis mingit kesklinna, Rakvere linnavalitsust. Seal on siis Rakvere linnavalitsuse hoone. Seal on siis, noh jah, puid näeb. Siis on seal tsentrumis ma käinud veel pole. Aga seal on Indiga kirbukas ka nagu. Seal taga on Krossi pood, seal on Kross ja sedasi, suht mõnus vaade. Siin on laud, näete paberid siin, taskurätikud. Siis on kaustik, igasuguse vajaliku informatsiooniga, teleka pult. Siis siin on mingi asjandus, millest ma mitte midagi ei tea, võib-olla mingi ka õhukonditsioneer, midagi siukest. Käisin poes, ostsin kaupa nagu, võin teile vast näidata, mis ma poest ostsin. Teine voodi, riiul. Ja on siukse huvitava ehitusega nagu toakene nagu nii-öelda, et näeb selline välja. Aga olgu peale, ma näitan teile siis, mida ma poes ka ostsin, aga enne panen mingi telaka käima, mida siukest ma arvan ka. Nii et näeme mõne hetke pärast siis jälle. Ma näitan siis, mis ma poest ostsin. Ma ostsin talle siis 3 ühes kohvi, mul termostass kaasas, saan termostassi teha kohvi endale. Siis ma ostsin talle natukene popcorni, Texase popcorni. Siis ma ostsin ühte oma lemmikjooki, Novelle Plus. Noh, see on nii-öelda haruldane jook, niimoodi nagu. Et aga ei noh, ikka leidub seda ka nagu, et ostsin talle selle joogi nagu siis. Nii. Ja siis ostsin endale Lay's Max Crips paki. Hetkel on käimas Lay'si loos ka, et võib auhindu võita. Siis ma ostsin natukene Tumble snäkke, saate maiustada ka magusat.
Siis ma ostsin endale veivi pork hammi ja natuke soolast, ma ei nagu näeks seda süüa, soodne oli. Siis ma ostsin endale paki piima, saan natuke piima juua endale natukene. Ja siis ma ostsin endale Ošeed vitamiinide, mineraalidega, mis siin iganes sees on. Siukest jooki, see on siis selle, noh, on üks villi, nii mis nüüd ongi. Punas viinamarja ja draakonivilja maitseline vesivitamiinide, tsingi ja joodiga. Et tundub ka hea kraam olevat. Oi, ma nii hullult higistan ja puhan nagu higin otsa ees. See on niuke jõhker pollavus. Nii et jah, ma arvan, et ma siin tõmban hinge natuke, mingi tunnikene umbes tõmban hinge, vaatan telekat, panen jahuti sisse. Ja siis ma lähen käin vist seemneskeskusest läbi, ostan sealt mingid kraamid natuke kokku. Ja siis jah, et siis vaatame, mis edasi saab nagu. Nii et noh, näeme mingi aeg jälle. Mina praegu lõpetan.